kolmas vlog. Ja tere tulemast meie kolmandasse vlogi, mis keskendub sellele, mida me sööme siin matkal. Ja köögipool, toidu tegemine, võib-olla mingid toidunipid. Ja nüüd siis oleme praegu Piusas, alustame matka Pookandi poole. 24,5 kilomeetrit. Ilm on ilus, nii et asume teele. Ilm on kuum. Kuidas on? Kuum. Palav on? Väga kuum. Aga tuul on jahutav. Oleme kõndinud 6 kilomeetrit. Nüüd tõttame edasi. Me algul leppisime kokku, et me ei filmi enne päeva teist poolt, et püüame kilomeetrit saada. Aga kuna siin selja taha jäi nii ilus kase allee, siis pidime ikka filmima. Ja on su rohelised lehekesed. Ja, kuna kevad on minu lemmikaastaeg ja põhjus, miks kevad on mu lemmikaastaeg, ongi just need kase värsked rohelised lehed, minu arust see on maailma kõige mõnusam asi. Meie matk jääb nii lahedasse aega. Just see aeg, kui alguses oli kõik veel raagus, matka vältel me näeme, kuidas kõik läheb roheliseks. Et see on nagu ülimõnus. Ja teie näete ka, et kui te vaatate esimest vlogis, on kõik puud raagus ja võib-olla viimase vlogi lõpuks on täiesti suvi käes. Stiilinäide siis sellest, kuidas Lähtikus saab sõidika. Yeah. Tere tulemast siis meie kokarubriiki. Lõunasöögid on meil üldiselt, sööme kas batoone, mingeid snäkke või kui energia kulub rohkem või on isu, siis teeme ka mingit nuudlitoitu, aga tegelikult seda nuudlitoitu me oleme teinud reaalselt ainult ühe korra. Nüüd teemegi teist korda. Ja mis siin on? Keedame vee ära, paneme hulka nuudlit, praegu teeme 4 pakki, sest energiat on mega palju kulunud. Siin on väga tuuline. Maitseks paneme erinevaid Santa Maria kas neid kastmeid või maitseaineid. Ja praegu on luksus ka, meil on siin üks täissuitsuvorst. Et siukse asja viskame kiirelt kokku ja sööme selle ära. Ja see vesi, mis alati meie toidu sisse läheb, seda me eraldi läbi ei filtreeri. Selle me lihtsalt keedame kiirelt, et söögiks kõlbab keedetud vesi ka väga hästi. Toit sai söödud. Üli hea oli. Nüüd on kõht nii täis, et kohe me küll edasi liigu. Ja peab tunnistama, räige väsimus on ka tulnud. Ja see kuum on suht ära killinud. Siin on mõnus nagu varjus olla, aga ikka rajal täitsa päikse käes on päris raske olla. Ehk me teeme väikse kiire 20 mintase powernäpi. Ja siis paneme edasi. Päev isegi telgi püsti, et siin magada. Powernäp tehtud. 20 minutit möödas. Teie kohtume siis uues lõkkekohas. Hetkel tahaks 9 kilomeetrit ruttu ära matkata. Hommikust. Täna on siis 13. päev. Veidi lühem matk on täna. Peaks mingi 17 kilti oma Värskasse. Ja Värskas on päris põnev. Meid ootavad seal setod. Kuulame seal seto leelot ja võib-olla natukene isegi pannaks meil mingid seto riided selga. Eile õhtul liiga palju filminud. Siin esimest korda põrkasime kokku ühe teise matkajaga, Tiiduga, kes siis sõidab ümber Eesti rattaga. Et päris põnev oli kuulata tema lugusi ja temaga rääkida. Seepärast jätsime kaamera kotti. Aga mis me veel eile tegime oli see, et sai pesus käidud. Esimest korda ennast niimoodi looduse keskel pestud. Muidu on meil võimalik olnud saunas käia või kuidagi muud moodi ennast pesta. Pesime ennast sellise loodusliku pesuvahendiga, see on tegelikult sobib 7-1, pese autot, vaipa või mida iganes või tegelikult nõusi ja keha võib sellega pesta. Ja kuidas see pesemine välja nägi oli see, et esmalt ma käisin järves ujumas, siis võtsin kopsikuga vett
ja pesin ennast veest eemal Räägi, kuidas minuga. šampooniga puhtaks ja siis kopsikuga sain selle enamus šampooni maha ja kätu pesi ennast siis niimoodi, et keetis natuke sooja vett, pani natuke külma vett juurde nagu saunas tavaliselt ja siis küüris ennast niimoodi kükitades. Hans hoidis rätikuid ees. Ma hoidsin 2 rätikut ees. Okei, nõus hommik. Hakkame sööma ja me näitame, mis siis hommikuks me tavaliselt sööme. Üks võimalus on süüa Tacticali hommikusööke, mis on väga hea kõrge kalorisisaldusega. Ja siin on üks selline soolasem hommikusöök, ehk siis Vahemere hommikusöök. Mingi asi. Aga me ei söö ainult Tacticali hommikusöök, et me oleme ka söönud neid kiirpudrusi ja pannud näiteks kõrvitsaseemneid sisse. Tavaliselt 2 pakki. Et oluline oleks see, et hommikusöök oleks umbes vähemalt 500 kilokalorit. Siin sees mul ongi see Jõhvika kiirpuder koos kõrvitsaseemnetega. Varasemalt olete näinud ka mingeid Tacticali pudinguid või siis müslisi. Müsli jaoks ei pea vett keetma, kuuma vett panema, aga meie külmadel hommikutel eriti oleme pannud ka kuuma vett müsli sisse, mis on päris hea. Nii palju siis meie hommikusöögist. Täna matkame siis Värskasse. Kotis on meil üks mõnus Värska vesi. Nõudepesuga on siis sama lugu, et kasutame seda sama pesuvahendit. Siin sees on nuustik ja see suurem lapp on tegelikult telgi kuivatamiseks. Kui telgi pealisriie on väga märg, siis selle suurema lapiga kuivatame üldse telki. Peseme siis need mustad nõud puhtaks, veekogust eemal jällegi ja nii see värk käib. Jätkame siis toidupoolisega. Oleme rääkinud hommikusöögist, oleme rääkinud lõunasöögist, aga alati me lõunasööki ei söö, vaid meil on ka palju snäkke. Siin kõhu peal on meil sellised kotikesed. Siia tasub pannagi erinevad snäkid. Mul on selline väike krippkott, kuhu sisse ma panen umbes peotäie pähkleid, jõhvikaid. Mul on selline miks. Minul on mandlid šokolaadis ja banaan šokolaadis. Ja vahepeal kummikommid. Jah. Ja see on siis üks snäkk, mida me sööme. Mina natuke pean kaloriarvestust ka nagu lihtsalt sellepärast, et ma päeva jooksul teaks, et ma söön, et ma ei sööks liiga vähe. Peamine on see, et ma ei sööks liiga vähe. Et tahaks süüa vähemalt 3000 kilokalorit, vahel isegi 3500, võib-olla isegi rohkem. Kui ma tean, et mul on 3000 söödud, siis on hästi ja kui läheb rohkem, siis on väga hästi. Seda on suht lihtne arvestada, sest iga siuke toidukord ongi umbes 500 kilokalorit ja siis tuleb vähemalt teha 6 toidukorda. Ja see üks peotäis pähkleid ja jõhvikaid on samuti 500 batoone, ma näitan teile ka kohe, aga tegime siis ema Anneliga koos hästi kalorirohked batoonid. Seal on sees pähkleid, tatleid, valget šokolaadi, kondentspiima, marmelaadi, martsipani, erinevad. Me tegime kokku vist 4 erinevat batooni ja erineva maitsega batoonid. Üks ongi rohkem mee, sellise müslibatoon, teine on jõhvikate martsipani tumeda šokolaadibatoon, see on pähklid ka sees. Kolmas on siuke valge šokolaadi kätu lemmik ja tegelikult minu lemmik ka. Marmelaadi. Valge šokolaadi, marmelaadi, mandlite batoon. Ja 4. see on selline tatlite ja tumeda šokolaadi batoon. Ülihead, hästi kalorirohked, annab palju energiat. Vot, nii palju siis meie vahepaladest. Näitame siis ka, kuidas söömine käib. Selle kõndimise pealt energiat tagasi siis saada. Väga hea. Võtame siit ühe rüüpe pett ka kohe. Väga hea. Oleme Värskasse jõudnud. Täna mingi viimased 3 tundi oleme lebotanud. Ja Mega. Rämpsu söönud ja me ostsime 30 euro eest rämpsupoest.
kõike, mida ma tahtsin, kõike ma võtsin võtta. Oligi, et jõudsime Värskasse, käisin Värskas poes, kohtasin veel Tiitu, ta jõudis meil järgi ja siis jõudsime siia sanatooriumi alale. Tõlgime siin samas, Värska sanatoorium on siin samas. Full seto päev tuleb meil homme. Ja pärast seda seto päeva meil tuleb 20-kilomeetrine matka. Ehk homme tuleb väga pikk tihe päev, aga nagu te näete, siis Käitu näole paistab väga ilus valgus. Ja me lähme nüüd drooni tegema. Jah, lähen äkki lasen drooni õhku. Ummogust 14. matkapäev. Lähme hommikust sööma, siis saame mudavanni, saame Värska vett veel proovida, seda eriti kanget. Ja pärast seda lähme Seto rõivat proovima, Seto leelok kuulama ja päeva teises pooles tuleb matkata 20 kilomeetrit. Ja sisu. Ma olen nüüd siis esimene, kes mudavanni läheb, nii et vaatame, milline see kogemus saab olema. Mudavannis käidud. Kuidas oli? Mõnus. Mõnus, koos mõnus. Ütleme, et vahelduseks siin peale 2 nädalat matkamist on päris mõnus olla sellises kuumas vannis. Võib-olla kui nagu tahta midagi rohkem oleks meid olla. Ajasid? Jah. Aga meil ei... ainult 10 minutit. Ja, ainult 10 minutit, aga öeldi ka, et kuna need raviomadused on päris tugevad, siis ei tohigi väga üle 10 minuti korraga olla. Siis ma oleks midagi veel tahtnud. Jaa. Et ma saaks praegu öelda, et ma olen nii puhanud. Aga ma tundsin küll pärast seda kuuma, et praegu on küll alles hommik, aga päris uni tuli peale, siuke mõnus lõõgastumine. Jaa. Kuna mul on psoriaas peas, siis aitab psoriaasi vastu ka ja siis mulle anti pudelike muda kaasa. Ja see on hea, siit saame otse Värskat ka endale teele kaasa veevarusid tähendada. Tere tulemast siis Värska talumuuseumihe. Iho on teil nüüd tervest ravitu ja kaeme, kus me siis siin muuseumite hingega hakkama saame. Saime oma riided nüüd selga, päris uhke tunne on. Nii, siin on meil siis seto puder ja suuliim ja neid tuleb koos süüa. Et ühesõnaga hakkame siis proovima, loodame, et maitseb hästi. Mõnest kõrrassa kõneleda meil käed on netigi. Oleme nüüd tšäimajas ka ära käinud, söönud, kõhud on täis. See oli väga lahe, oli inimesi üle pika näha ja sellist seto kultuuri. Et oleme ise ka Luhamaa on ju Setomaal. Aga nüüd ootab meid ees 20 kilomeetrit matka Rebasemäele. Kui siuke tunne on, et tahaks telgi püsti panna ja magada, siis kõht sai jälle täis. Ja toit oli ka väga maitsev. Üli maitsev oli, tõesti oli hea. Nii et hakkame siis jälle astuma. Tere, jõudsime Värskast nagu niuhti siia Rebasemäele. 20 kilomeetrit, 5 tundi. Tegelikult nii niuhti ei läinud. Käitu toimetab seal taga telgis. Mina siin keedan vett parasjagu. Selline vana mõnus mets. Käitu ütles karumets. Nüüd võtame rahulikult aega süüa, panen kaamera ära. Mis teed? Magamistuba. Aga miks sa seal telgis oled? Sest nii palju sääski on üleöö. Tulid saasad välja. Jõhkralt on sääski.
eile veel veidi oli paar üksikut sääske. Täna on nii, et jääd seisma. Kõndimise ajal ka. Vahepeal saad aru, et sääsed on sul peal söövad. Ja no õhtu on ka käes, nii et jõhkralt sääski on tulnud üle. Mõlemad siis on täna sööme veiseliha. Aga siis mul on tavaline tegelikult spaghetti bolognese. Ja Kätul on siis veise kartulipada. Tere! Täna on 16. päev. Eilne päev ei filminud midagi, jäi täitsa vahele. Ja mõnus puhkepäev. Ja, sai puhatud ja... Või noh, tegelikult te nägite. Eile sai filmitud seda mõnusat Rebasemäe allikat ja... Metsa ja neid sõnajalgu, mis seal olid. Väga mõnusad. Eile siis puhkasime. Siin on ametlik esimene päev. Ja täna siis matkame Rebasemäelt Paidra järve. Ja, aga tegelikult praegu oleme juba 9, peaaegu 10 kilti matkanud. Ja oleme omadega Meenikunnas oos. Ja ma käisin ujumas. Täitsa kuum ilm on ja mõnus jahutus oli ka. Mis noisid? Ma näitan teile oma vahepala. Ma olen mega kummikommi fänn. Hans sööb batoone täiega, mis me seda tegime. Aga mulle meeldib praegu kummikomme süüa. Net. Ja veel sa sööd neid pähkleid ka? Ja pähkleid ka. Soolapähkleid. Tere! Näitame teile oma õhtusööke siis, et väga energiarohked ja väga maitsvad õhtusöögid nagu restoranis sööks. Täna söön mina riisiroog köögiviljadega. Ja Hans tatraroog kalkuniga. Väga huvitavaid. Me oleme igast, kui me nagu võtsime neid, siis me saime nagu hästi palju erinevaid maitseid ja asju proovida. Hästi lihtne valmistada, keedad vee ära priimusel ja siia läheb siis mõlemale 300 milliliitrit kuuma vett ja ootad 8 minutit ja ongi valmis. Ja noh, kui vee ära lisad, siis pead ära ka segama selle toidu. Söödki otse pakist niimoodi. Niisugused vahvad kahvlid, lusikad on ka. Nii ja miks Tactical Foodpacki toit on meie valik, on sellepärast, et nad on hästi kerged, nad on külmkuivatatud. Ehk kui sa päriselt peaksid mingid riisirooga köögiviljadega kaasas, siis see kaaluks mega palju. Aga see on nagu ainult 100 grammi siin. Ja noh, vesi teeb ta siis pärast raskeks. Jah, et kui tõesti hakkad vead, ma ei tea, kartuleid ja sibulad kaasas, et õhtusööki teha, siis see kaalub ikka nii palju. Nii palju siis sellest Tacticalist ja Tacticali toidust, aga me hakkamegi nüüd sööma ja tegelikult ilmateade lubab, et praegu peaks juba ilm pilves olema. Meil on mega ilus. Meil on veel ilus. Järgmised 3 päeva lubab sadu, seega... Need on selleks valmis? No... Ja mina ikka tahaks veel ilusaid kaadreid saada, eriti droonikaadreid, et vihmaga ei saa ju drooni lennutada. Et sööme ära ja siis võib-olla veel jäädvustame siin olemist. Sai just ujumus ka käidud ja nüüd ongi päike pilve taha läinud. Näeme seda pilvemassi, mis peale tuleb. Meil on jäänud veel 100 kilomeetrit või 110 vist. Ja natuke üle 100 kilomeetri. Minna Tartuni ja siis on kõik. Viimased 5 matkapäeva. Ja viimane vlog on Q&A või nagu matka jooksul vastame teie tekkinud küsimustele, mida te küsisite siis meilt Instas. Nii et kui te just küsimusi ei küsinud,
vaadake kindlasti, võib-olla seal on mingeid küsimusi, mis teil endal ka on ja saate nagu sellele nagu nii vastuse. Aga lõpetame siin oma 3. vlogi. Loodame, et teile meeldis. Ja et saite selle matkatoidu osas ka veits targemaks. Mis me sööme ja... Või kui ise plaanite matkama minna, et aitas teil nagu planeerida. Või kui teil endal on häid ideid matkatoidu osas, kirjutage, andke meile ka huvitavaid nõuandeid. Näeme siis juba homme. Tahtsin öelda, et ma põlesin ära ka. Kas keegi näeb? Käitu põles ära. Ma põlesin ära. Ja. Tavai, näeme juba teiega uues vlogis ja viimases vlogis. Nii et, tšau.